Tere tulemast 4. moodulisse, õiguslikud alused loovettevõtjatele. See esimene õppetund räägib intellektuaalomandist, õiguslikust väärtusest kõiges, mida sa lood. Sinu loovus on sinu kapital, õpime seda kaitsma nagu kapitali. Alustame vundamendist, mis intellektuaalomand tegelikult on. Intellektuaalomand tähendab mõistuse loominguid, mida seadus tunnustab sinu omana. See annab sulle õiguse kontrollida, kuidas sinu tööd kasutatakse, jagatakse või müüakse. Loovettevõtja jaoks on see sageli su kõige väärtuslikum ärivara, väärtuslikum kui sinu seadmed, väärtuslikum kui sinu ruumid. Logo, laul, disain, tooteidee, kõik, mida sa lood, kannab endas õiguslikku väärtust, mida tasub kaitsta. Ja kaitse tähendab kontrolli, õigust otsustada, kes ja kuidas võib sinu tööd kasutada. Sinu esimene harjutus on intellektuaalomandi varade inventuur. Võta 10 minutit ja loetli üles kõik, mis sinu ettevõttele kuulub, sinu teosed, sinu bränd, sinu protsessid. Sa ei saa kaitsta seda, mida sa pole nimetanud. Õigus annab sulle 4 vahendit intellektuaalomandi kaitsmiseks. Mõtle neist kui 4 sambast. Esimene on autoriõigus. See kaitseb sinu originaalseid loomingulisi teoseid, raamatuid, fotosid, muusikat, filmi, tarkvara. Teine on kaubamärgid. Need kaitsevad sinu brändi identiteeti, sinu logosid, nimesid, loosungeid ja pakendeid. Kolmas on patendid. Need kaitsevad leiutisi ja tehnilisi uuendusi, seadmeid, protsesse, valemeid. Ja 4. on ärisaladused. Need kaitsevad konfidentsiaalset teadmist, retsepti, algoritmi, kliendinimekirja, mis on väärtuslik just seetõttu, et see jääb privaatseks. 4 õiguslikku vahendit, igaüks kaitseb erinevat liiki väärtust. Loovinimesena tugined sa kõige rohkem esimesele 2, nii et vaatame neid lähemalt. Räägime autoriõigusest, sinu automaatsest kilbist. See on enamiku loovprofessionaalide jaoks kõige vahetumalt asjakohane õigus ja siin on hea uudis, see on automaatne. Kaitse tekib hetkel, mil sa teose lood. Sa ei pea seda registreerima ega lisama ühtki sümbolit. Õiguse kohaselt kestab see kaitse kaua sinu eluaja, pluss 70 aastat. Autoriõigus annab sulle 2 liiki õigusi. Isiklikud õigused, õigus olla autorina mainitud ja õigus olla oma teose moonutamise vastu. Ja varalised õigused, õigus sellest teenida, seda reprodutseerides, levitades või litsentsides. Kuid üks hoiatus, kui töötad klientide või kaastöötajatega, täpsusta alati kirjalikult, kellele intellektuaalomand kuulub. Vaikimine ei ole nõusolek ja kirja panemata eeldus on koht, kust enamik loomingulisi vaidlusi algab. Autoriõigus on automaatne, kuid automaatne ei tähenda vaevatut. Et kaitse tegelikuks muuta, astu 3 sammu. Esiteks, dokumenteeri. Salvesta oma loomiskuupäevad ja hoia originaalid alles. Kui omandiõigust kunagi kahtluse alla seatakse, on see arhiiv sinu tõestus. Teiseks, registreeri. Autoriõigus on automaatne, kuid sinu bränd ei ole registreeri see kaubamärgina kõikjal, kus selle tuntus ja väärtus seda õigustavad. Kolmandaks, kinnita. Sätesta oma omandiõigus selgelt igas lepingus ja litsentsis, millele alla kirjutad. Ära jäta seda eelduse hooleks. Autoriõigus on automaatne, kuid habras. Need 3 sammu dokumenteeri, registreeri, kinnita, muudavad õigusliku õiguse tegelikuks, kaitstavaks kaitseks. Järgmisena, kaubamärgid. Kui autoriõigus kaitseb sinu loomingulist tööd, siis kaubamärk kaitseb sinu brändi. See on nimi, logo, loosung või sümbol, mis teeb sinu ettevõtte klientidele äratuntavaks. Mida saab registreerida? Nimesid, logosid, loosungeid, isegi helistuvaid kujusid ja värve. Sa võid kaitsta seda üksikus riigis või kõigis 27 EI riigis korraga, EI kaubamärgiga, mis registreeritakse UIPO kaudu. Kuid erinevalt autoriõigusest ei ole kaubamärk automaatne. See nõuab registreerimist ja uuendamist iga 10 aasta järel. Sinu teine harjutus on kaubamärgi otsing, otsi oma brändinime UIPO andmebaasist ja kontrolli konfliktide osas. Ja pea meeles, kas kasutad seda või kaotad selle. 5 aasta jooksul kasutamata jätmine võib viia kaubamärgi tühistamiseni. 3. sammas on patendid. Need on loovinimeste jaoks vähem levinud, kuid olulised neile, kes segavad loovust uuendusega, tootedisaineritele, tehnoloogiat kasutavatele meistritele, leiutajatele. Patent kaitseb midagi uut, leidlikku ja tööstuslikult rakendatavat. Niisiis, mida saab patenteerida? Uusi leiutisi, tehnilisi uuendusi, tööstuslikke protsesse ja funktsionaalseid tootedisaine. Ja mida ei saa? Puhtalt kunstilisi teoseid, abstraktseid ideid, matemaatilisi meetodeid ja puhtalt esteetilisi loominguid, need kuuluvad autoriõiguse, mitte patentide alla. Patent kestab kuni 20 aastat taotluse esitamisest, enam kui 40 riigis Euroopa patendikonventsiooni kaudu. Kuid on üks konks, patent nõuab täielikku avalikustamist.
Mõnikord on millegi ärisaladusena hoidmine retsepti, protsessi nutikam ja strateegilisem valik. Küsi endalt, kas minu äri hõlmab ainulaadset protsessi, mida konkurent võiks jäljendada? Kui jah, võib tasuda patendivolinikuga rääkida. Paneme kõik kokku teekaardiks. 5 sammu täieliku intellektuaalomandi strateegiani. 1. Vundament. Tea, mis sulle kuulub, enne kui keegi teine seda omaks nõuda üritab. 2. Autoriõigus. See on automaatne, kuid habras, seega dokumenteeri oma töö ja kinnita oma õigusi. 3. Kaubamärk. Registreeri oma bränd, et võtta turul oma identiteet enda kätte. 4. Patendid. Kaalu neid, kui sinu loovus ületab tehnilise uuenduse piiri. Ja 5. Jõustamine. Ole valmis oma tööd kaitsma, sest kaitse on tegelik ainult siis, kui sa oled valmis selle nimel tegutsema. Ja kui keegi tõesti sind kopeerib, dokumenteeri kõigepealt kõik ekraanipildid, kuupäevad, lingid. Seejärel saada lõpetamise ja hoidumise kiri, mis sageli lahendab olukorra varakult. Kui see ei aita, eskaleeri oma riikliku intellektuaalomandi ametisse või lepitusse, mis on kiirem ja odavam kui kohtusse minek. Kaitse loeb ainult siis, kui sa suudad märgata, millal seda rikutakse. Nii et räägime rikkumisest. Esimene märk on loata kasutamine. Sinu pilte, teksti või disaine kasutatakse ilma sinu loa või litsentsita. Teine on järele tehtud tooted, sinu toote või brändi jäljendused, mis sõidavad su ehitatud maineturjal. 3. on litsentsita reprodutseerimine. Sinu muusikat, sinu sisu või sinu tööd kopeeritakse ja jagatakse ilma litsentsita. Rahustav osa on see, et seadus on sinu poolel. EI intellektuaalomandi jõustamise direktiiv kehtestab kogu Euroopas miinimumstandardid. See hõlmab kahjutasu, ettekirjutusi rikkumise peatamiseks ja sinu õiguskulude sissenõudmist. Korduv või ärilises mahus rikkumine vajab tavaliselt juristi, kuid enamiku igapäevaste juhtumite puhul lahendab dokumenteeritud, kindel reageerimine olukorra varakult. Kui sa mõtled, kas intellektuaalomandi kaitse on tõesti vaevaväärt, siis vaata numbreid. Alates 2017 aastast on EI kaubamärgi registreeringute arv hüppeliselt kasvanud 131%. Loomettevõtted üle kogu Euroopa registreerivad oma brände rekordarvul, sest see tasub end ära tulu ja kasvuna. Ja see on tõhus. 1 EI kaubamärk katab kõiki 27 liikmesriiki korraga, 10-aastase uuendustsükliga. Nii et ära mõtle oma intellektuaalomandi kaitsmisest kui kulust. Mõtle sellest kui vara ehitamisest, vara, mis võib kasvada, olla litsentsitud ja ühel päeval isegi müüdud. Niisiis, mida sa tegelikult teed, kui keegi sinu tööd kopeerib, järgi 4 sammu järjekorras. Esimene samm. Dokumenteeri kõik. Ekraanipildid, kuupäevad, lingid, koopiad. Enne kui midagi muud teed, ehita oma tõendid. Teine samm. Saada lõpetamise ja hoidumise kiri. See on selge, ametlik nõue lõpetada ja see lahendab probleemi sageli varakult ja odavalt. 3. samm. Kui kirja eiratakse, esita kaebus oma riikliku intellektuaalomandi ametisse või kohtusse. 4. samm. Kaalu lepitust. Neutraalne 3. osapool on palju kiirem ja odavam kui täielik kohtuvaidlus. Põhimõte on eskaleerida ainult nii kaugele kui pead. Enamik rikkumisi lõpeb dokumenteeritud, professionaalse esimese reageerimise juures. Sa jõuad kohtusaali harva, kuid teadmine, et oled valmis oma tööd kaitsma, on see, mis paneb esimesed sammud toimima. See oli esimene õppetund. Sa oskad nüüd oma ettevõtte intellektuaalomandit ära tunda, nimetada ja kaitsta. Järgmises õppetunnis ehitame selle ümber õigusliku tugiraamistiku, lepingud ja äriühingu vormid. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Aitäh vaatamast!